Tere taas kõigile üle pika aja. Tahan selles videos rääkida sellisel teemal nagu enesearmastus ja eneseväärtustamine, aga natukene teise nurga alt, kui ma olen võib-olla varem teinud või teistes videodes. Mul on üsna palju, kui sa oled mu kanali videosid vaadanud veel ja jälginud mu ka artikleid, mu tegemisi. Sa oled võib-olla tähele pannud, et ma väga palju räägin suhetest, inimsuhetest ja eriti paari suhtest. Ja sellel on mitmeid põhjusi, miks ma seda teen. Minu jaoks inimsuhted on kõige suurem kasvamise koht, kasvamise võimalus inimese jaoks siin planeedil. Kõige parem võimalus isiklikuks kasvuks ja enesearenguks ja ka nii-öelda valgustumiseks, kuigi ma ei nimeta seda valgustumiseks. Pigem see suund ongi teekond enda armastamiseni või enesearmastuseni. Ja ma selles videos toon välja paar olulist punkti. Ja seda just sellise isikliku, individuaalse enesearengu võtmes, sellest seisukohast rääkides. Ma ei keskendu selles videos nii palju suhte nüanssidele, aspektidele või teistele inimestele suhtest sellele teisele poolele, vaid sinule. Ehk siis see video keskendub sinule kui fookuspunkt, sina kui oma maailma kese ja nii see peakski olema. Kõik eneseareng, õige eneseareng, ja see on minu arvamus, peaks viima, ja see on ka enda tervendamise tee, peaks viima inimest enesearmastuseni, selle kõige kõrgema tasemeni. Ja seda me tihti õpime läbi elude ja see kiht, tähendab, see enesearengu teekond käib kihtidena, see tähendab, et me liigume seal tihti justkui, seda võib ka kui spiraali kujutada, et spiraalis me liigume selles enesearengu teel ja me enesearmastuse teel samamoodi ja me oleme selles kõik kuskil oma punktis. Ja nüüd ma tulengi selle juurde, et mis ma mõtlen sellega, et suhted on kõige parem kasvuplatvorm ja võimalus kasvamiseks ja oma selle teekonna, seda kohta, selle koha nägemist, kus sa oled oma enesearmastamise teel. Kõik suhted, eriti paarisuhe, erinevates vormides paarisuhted näitavad meile peegelpilti suhtest iseendaga. Ehk siis milline on sinu suhe iseendaga? Üks oluline seadus või selline mehhanism, millal seal põhineb, on peegeldusseadus. Ehk siis me alati näeme selle peegeldust enda ümber, me loome seda, mis meis on olemas. Me näemegi justkui enda peegeldust, aga tihti see ei ole võib-olla nii lihtsasti arusaadav üks ühele. Sellepärast, et meil on selline asi nagu vari ja alateadvus. Need on omavahel väga tugevalt seotud. Vari kui miski, mis on meie teadlikust vaatevinklist või meie teadlikust vaatepunktist väljas. Ehk siis me ei näe seda igapäevaselt, aga me näeme seda peegelduses läbi teiste inimeste ja läbi välise maailma, läbi olukordade, läbi mingide juhtumite, mis meie ümber toimuvad või ka see võib olla nagu meie elu, mis peegeldab meile seda laiemalt, mingite nüansid, mustrid elus, kui vaadata seda kaugemalt inimese elu. Ehk siis kõik paarisuhted, kõik suhted samamoodi, mitte ainult paarisuhted, inimsuhted näitavad meile peegelpilti suhtest iseendaga. Ja miks on oluline teada just enesearengu individuaalse enesearengu sellisest individuaalsest perspektiivist on see, et inimsuhted selle tõttu, et nad on peegeldus suhtest, meie suhtest iseendaga, annavad meile alati võimaluse tervenemiseks ja integratsiooniks ja sellest ma lähemalt räägin hiljem. Ehk siis üks asi, mis on selles väga oluline, mida ma näen, et väga palju ei räägita, aga ma näen oma klientide põhjal väga palju seda, klientide lugude põhjal ja samamoodi
enda elus loomulikult, mida ma olen väga palju näinud, on see, et mida me teeme väga palju suhetes, kui tulevad valulised teemad üles, meie haavad, meie traumad, on see, et me teeme seda sama, mida me tegime kunagi minevikus lapsepõlves iseendaga nendes kohtades. Me hülgame ennast, me jätame ennast üksi ja see on väga oluline punkt. Nii enesearengu kui tervenemise teel on see, et meid jäetakse justkui maha väliselt. Keegi jätab meid maha, keegi reedab meid, keegi hülgab meid, keegi tõrjub meid, sellepärast et meis on osa, mis teeb seda iseendaga. Me teeme seda iseendaga. Võib-olla seda on keeruline esialgu mõista, ma toon siin ka näiteid. Aga see põhineb sellele, et ja nagu ma ütlesin, ma selles videos räägin individuaalsest perspektiivist, ma ei räägi sellest, kuidas suhtes teise inimesega on dünaamikad, kuidas meie peaks käituma või meie partner peaks käituma. Ma räägingi, see video väga palju puudutab seda, et kui sa tahad teha endaga tööd, sügavat sisemist tööd ja varjutööd, siis jälgi neid peegeldusi, mida sa näed, jälgi neid mustreid, mida sa näed oma suhtes, võib-olla paari suhtes, võib-olla sõpradega suhetes, oma lähisuhetes. Mida me teeme? Näiteks inimene, kellel on hülgamise haav. Mis ta teeb? On näiteks see, et ma toon ühe näite. Partner jätab meid maha. Mis tavaliselt toimub sel hetkel selles inimese sees, kes on maha jäetud, on see, et me justkui kukume kokku, meie maailm kukub kokku. Me oleme tohutus valus, tohutus kurbuses, sest see algne trauma, mis on saanud alguse minevikust, justkui aktiveeritakse. See on nüüd siinsamas. Ja mida me teeme iseendaga sel hetkel on see, et me hülgame iseennast. See osa meist, kes vajab tähelepanu, kes vajab meie armastust, hoolitsust, tähelepanu ja integreerimist. Esimene samm, mis tavaliselt juhtub inimesel, on see, et ta hülgab selle osa. Ehk siis me tunnemegi, et me oleme üksi. Me oleme jäetud üksi, me oleme maha jäetud. Miks me seda teeme? See peegeldab seda aspekti, seda arengu kohta nii-öelda meis, mis juhtus ka kunagi, kui me olime lapsed, kui ema või isa hülgas meid, jättis meid mingil kujul maha, siis me tundsime, et see ongi nagu maailma lõpp meie jaoks. Seda võib näha ka kui surma. Midagi juhtub meiega ja meil on tunne, et meil ei ole jõudu endas selles kohas, et midagi teha. Meil ei ole võimalust midagi teha. Meiega tehti seda. Ja võib ka öelda, et see on ohvri staatus, aga see on lihtsalt üks punkt selles nii-öelda selles, kui meiega see trauma juhtub, siis on see, võib ka öelda algne punkt pärast seda, kui trauma on toimunud, siis me tunneme seda, et see toimub meiega ja meid on hüljatud. Nüüd, mis on siin puhul hästi oluline just enesearengu teel, tervenemise teel, on see, et kui sa tahad seda algset traumat lahendada, et sinuga juhtub või on juhtunud näiteks palju selliseid seiku, mustreid inimsuhetes, kus sind jäetakse maha või sind mingil kujul hüljatakse ja seesama valu tuleb ülesse, siis mis on oluline teha enesearengu või sellel tervenemise teel, on see, et ja ma soovitan siin psühhoteraapiat, ehk siis see on sügav töö iseendaga, on see, et on vaja minna tagasi sinna sündmusesse, kus see juhtus algselt ja see osa sinust, mis on hüljatud, mis nii-öelda eraldub meist, see tuleb tuua tagasi ja meil tuleb see ise vastu võtta ja sellele anda seda armastust, hoolitsust, tähelepanu, mida ta vajab. Mida iganes ta vajab, meil on vaja pakkuda sellele osale endast seda, see on nagu fragment või osa meist vajab meeletult tähelepanu ja armastust ja see ongi see samm enesearmastuse suunas, me võtame selle osa iseendast ja me hoiame seda. Sellepärast, et kuni me seda sammu ei tee ja see on väga oluline asi, mis ma näen, et jäetakse justkui vahele või seda ei peeta oluliseks.
Lisaks sellele, et keegi teine näiteks meile armastust annab või meile seda tähelepanu annab, sellest olulisem just sellest sisemise tervendamise, tervenemise teel on see, et sa võtad ise selle osa ja hoiad seda. Seda võib nimetada ka enda hoidmiseks. Kui sa kujutad ette, et see osa sinust, kes on saanud traumeeritud, näiteks kes on hüljatud või kes on reedetud, sa kohtud temaga sisemises protsessis ja sa võtad tema kui osa iseendast ja hoiad teda. Mida sa sellega teed? Sa lood tohutu transformatsiooni, kus sa nüüd integreerid selle osa endast ja sa hoiad seda, sa hoiad iseennast. Ehk siis mis see loob? See loob selle, et on põhimõtteliselt võimatu, et see väline maailm pärast sulle seda tervenemist pakub seda sama kogemust või loob selle sama hetke ja see mõju on sarnane, see on võimatu, seepärast et sa oled selle trauma integreerinud, sa oled selle osa endas integreerinud, sa oled seda tervendanud. Ja miks on see olulisem ja peaks toimuma enne või siis vähemalt koos sellega, et näiteks kui sa terapeudiga töötad või tervenemise protsessis, kui keegi teine sulle pakub seda toetust, miks on see oluline, et seda ise teha, on just see, et kõik tegelikult käib seestpoolt väljapoole. See maailm toimib nii ja peegeldus nii-öelda seadus ka näitab seda. Ehk siis kõik, mis on meie sees tervendamata ja lahendamata, peegeldub nii või naa väljapoole ja nii kaua, kui me endas näeme seda haavatud last, seda haavatud osa, seda valu, võtame selle omaks, nõustume sellega ja integreerime selle, oleme kohal selle valuga. Nii kaua ei saa seda muutust olla ja elu pakub sulle ja inimsuhted pakuvad sulle ikka seda sama peegeldust. Ja see peegeldus, see nii-öelda valus peegeldus, mille sa saad, ei ole lihtsalt ei ole selleks, et sind kannatama panna, vaid selleks, et sulle näidata, palun vaata, see osa vajab integreerimist, see osa vajab sinu armastust ja tähelepanu. Ehk siis kõik algab meie seest. See ei tähenda, et me oleme üksi siin maailmas, aga see tähendab, et tõesti meil tuleb võtta, mis on tervenemisprotsessi, enesearenguprotsessi veel üks väga oluline eesmärk, on see, et me võtame oma jõu tagasi iseendasse. Me asetame uuesti ennast esikohale. Et seda sa teed sellega, kui sa teraapiaprotsessis näiteks sisemist last tervendad või tervendad mingeid osi endas, sa võtad endale jõu tagasi. Sa tood ennast uuesti esikohale oma elus. Ja see on kõige olulisem. Mina nimetan seda ka terveks isekuseks. Kui sa tahad vaadata minu videot sel teemal lähemalt, siis see on pealkirjaga terve isekus, kus ma räägin sellest lähemalt. Et see on nii tähtis ja see on hästi energeetiline protsess. Ehk siis, kui sa seda lihtsalt endale ütled, ja nüüd on siin ka üks oluline aspekt, ütled teistele, et palun andke mulle seda armastust või palun andke mulle midagi, mis ma vajan. See on poolik, sellepärast et sul on vaja endas seda osa aktsepteerida ja armastada, ehk siis iseennast armastada. See on tohutult oluline. Võib-olla siin üks näide tuua veel reetmisega, mis on üks tuumhaav, hülgamine on üks tuumhaav, reetmine on üks tuumhaav. Et näiteks inimene, keda on lapsepõlves reedetud mingil kujul, näiteks teda on naeruvääristatud, ütleme, et ta isa naeruvääristas teda selle ajal, sellel olukorras hetkes, kus laps vajas väga oma isa tunnustust, armastust, siis näiteks isa tegi nalja selle lapse üle või tegi teda maha mingil hetkel. Seda võib nimetada reetmiseks. See laps tunneb, et teda on reedetud. Mis toimub hiljem elus, kui see trauma on tervendamata, see tuumhaav on tervendamata, on see, et ta tõmbab oma ellu järjestikuselt selliseid inimesi ja sündmusi ja juhtumeid, kus ta saab uuesti selle kogemuse, et teda reedetakse. Ja võib-olla ta näeb seda, võib-olla ta ei näe seda, võib-olla ta surub selle valu alla. Aga mis on oluline, on see, et see teadlikkus tuua fookus sinna, et see juhtub põhjusega. Ja kui see juhtub, siis on sinus see võimalus alati ja sellel samal hetkel kas või
integreerida see trauma, see osa sinust, et see rohkem ei korduks. Seda universum üritabki sulle näidata. See kordub nii kaua, kui sa selle integreerid, kui sa selle osa, selle trauma tervendad. Ja see on hästi individuaalne protsess. Selles mõttes, et sa võid seda teha koos terapeudiga inimesega. Aga minu arengus, minu tervenemise arengus, see oli pusletükk, mis oli mul tükk aega täiesti puudu. Ma ei saanud aru sellest, et ma võin oodata seda armastust inimestelt väljastpoolt mind, terapeudilt, ja ta annabki mulle seda. Mõnikord on ka oluline, et keegi teine näeb seda osa meist, mis ei ole nähtud kunagi või mõistetud. Aga me peame seda mõistmist, seda nägemist, seda kohalolu, tähelepanu iseendale ka pakkuma. Et see on hästi-hästi oluline selles kohas. Sellepärast, et kui sa toimub midagi su elus, keegi jätab sind maha, midagi juhtub, midagi võib-olla valusat või rasket või keerulist, siis kui sa teed selle protsessi ära, siis see ei tekita sinust sama tunnet enam, see ei aktiveeri seda traumat sel viisil. Ja mida sa teed sel hetkel on see, et sa oskad iseennast hoida, sest jõud on sinu sees, fookuspunkt on sinu sees ja vägi on sinu sees. Ja see tähendab, et sel hetkel see ei kõiguta sind sel viisil enam. Ja sa saad selle olukorraga hakkama, sest sa hoiad iseennast. Sul on nii-öelda oma kese, oma selgroog enda sees. Et see on see, mis ma tahtsin selles videos rääkida. Kui sa selliseid tervenemistöid teed ja oled sellel enesearengu teel ja võtad seda jõudu ja väge endasse tagasi, siis selle mõju on tohutu sinu elule, sinu elukvaliteedile, nendele inimestele, kes su elus on ja kes su ellu potentsiaalselt ka saavad tulla, kui sa tervendad enda tuumhaava või enda traumasid minevikust. Su elukvaliteet paraneb, sa oled õnnelikum, sa oled rahulolevam, sul on rohkem jõudu, mis on väga oluline. Sellega, kui sa tervendad ennast, sa võtad justkui piltlikult ka protsessis, mida mina klientidega teen. Seal on ka selline osa nagu hingeosade tagasikutsumine, enda fragmentide aspektide tagasikutsumine. Mida sa sellega teed, kui sa tervendad ennast, sa võtad oma seda justkui hingeenergiat tagasi. Ja sul on rohkem energiat, oma isiklikku energiat ja jõudu, mida sa saad rakendada oma elu loomiseks, siis selle loomiseks, mida sa tahad oma elus luua, mida sa tahad oma ellu kutsuda. Et see on hästi võimas, mida sa saad sellega luua, et see on väga võimas transformatsioon. Ja sellepärast tasub pühenduda enesearengule, tasub käia tervendaja või terapeudi juures ja tasub seda tööd endaga teha. Kui sa sellest videost said mingid mõtteid või see kõnetas sind mingil viisil või võib-olla trigerdas või käivitas, siis sul on võimalus mulle kirjutada ja broneerida aeg minu vastuvõtule. Et palun kirjuta minu meiliaadressile, mille ma panen selle video alla või minu Facebooki postkasti. Ja ma hea meelega võtan sinuga ühendust. Võib juhtuda, et mõnikord läheb natuke aega, kuni ma vastan, et siis lihtsalt ole kannatlik, ma vastan sulle. Ja ma loodan, et sa said sellest videost midagi enda jaoks kasulikku ja head ja kohtume juba järgmistes videodes. Aitäh kuulamast, ilusat päeva!